Tere õhtust, tere tulemast Kadrioru kunstimuuseumisse. Tänavu tähistame siin Kadrioru kunstimuuseumi 25. aastapäeva. Sünnipäev ise oli 22. juulil, mil siis aastal 2000 sel päeval avati lossis Väliskunstimuuseum. Ja tänaseks oleme siin tegutsenud 25 aastat ja juubeli aasta lõpetuseks otsustasime teha väikse sarja kohtumisi kolleegidega, kes olid titaanid, kes siis seda kõike alustasid, sest 25 aastat ei ole küll palju ja me tundub, et kõik mäletame, aga selgub, et siiski lähiajalugu on suhteliselt keeruline žanr, et arheoloogiast ei ole abi, aga mälu juba hakkab vaikselt petma. Seetõttu mõtlesin, võtame ajal sabast kinni ja tuletame meelde, jäädvustame neid suundumusi ja tegusid, mis panid Kadrioru kunstimuuseumile aluse. Ja täna on meil muuseumi direktor, minu hea juht ja õpetaja Kadi Pulli, kes juhtis Kadrioru kunstimuuseumi alates enne selle avamist, juhtis avamist aastal 2000 ja siis kuni aastani 2013. Ja sellest ajast siis 8 aastat oli mul õnn temaga koos töötada, siis amet üle. Mis aastal sa tulid? 2005. Mina tulin muuseumisse just 2000. aastal septembris ja minu teabeosakonda esimene tööülesanne oli Kadrioru lossi taasavamise fotode sorteerimine, kirjeldamine ja albumisse panemine, sest see ei olnud kaust, oli füüsiline album. Et kõik need pildid hetkel tänasest esitlusest jäid välja, aga enamus neist, aga siis muuseum sellisena, nagu ta on, et ise, kes me töötame siin, me tajume seda igapäevaselt ja tundub, et kõik on sama, aga inimesed väljaspoolt teadvustavad ja peegeldavad kõiki muudatusi ja juubeliaastat planeerides mõtlesime palju sellele, et millised ja kuidas need suunad kujunesid meie töös ja näitused, mis kui näitused sündisid, võib-olla tundus, et need on juhuslikud või erinevad asjaolud viisid näituste loomiseni, tekkimiseni, kuid tervikuna tagasi vaadates tundub, et kõik on nii loomulikult, loogiliselt ja väga planeeritult sihikindlalt viidud selle punktini, kus me praegu oleme. Ja siis algusaastad olid 2000. algused kindlasti selline aeg, mida enam tagasi nagu ei suuda ette kujutada, väga eriline aeg ja eriline positsioon oli töötada muuseumis, mis oli ainus viisakas kaasaegne muuseum Eestis. Praegu on siis meid palju selliseid, aga et siis Kadi on meil täna natuke meenutama neid esimesi aastaid. Mul üldse see meenutamise žanr üldse tuleb nagu... Ei, me arutleme sellest. Jaa, me arutleme selle üle, et ma just praegu otsisime kokku neid pilte ja siis ikkagi tõesti on hästi uskumatu, et meil üldse ei ole nendest 2000-ndate isegi näituse vaateid või üldse neid niisugust seltskonnaelu kroonikat ei ole ka absoluutselt kogunud, aga et ma arvan, et sellel ajal nagu tundus, et see kõik nagu toimub, seda kõike oli nii palju, et see, et kuidagi peaks seda salvestama või et ühel hetkel tuleb seda meenutada, et ma tea, meil oli just reedel Kumus erakordselt lahe üritus, kus nagu rääkisime kunstidiplomaatiast ja siis kõik Eesti suursaadikud olid kogunenud ja rääkisid ka kaitsepoliitikast või Jonathan Vseviov tegi vestlust ja siis kuidagi nii lahe tundus, kuidas kõik diplomaadid, et ei ole üldse väga vanad, aga kõik panevad aga jälle Lennart Meri slaidi, et vaat kus Lennart Meri ajal, et on nagu sellised need nagu niisugused käivitavad hetked, et kõik annavad kikilipsu nagu teine president, aga siis meenutavad nagu seda merd, et ma arvan, et meil võib-olla see on ka mingi nagu natuke tundub nagu meeste ja naiste vahe, et väga palju vähem nagu seda isiku kaudu mingisugust ajalugu mäletatakse võib-olla naiste seas, mille tõttu ma ei tea, see
Ulrika on meie siin muuseumi arhiivist, et kas see on nagu tõsi, et kas seda meesjuhtide ja naisjuhtide ajaloomälu saab nagu mingil moel erinevalt kirjeldada, aga igal juhul vaadates seda, et kuidas kõike seotakse Lennart Meriga, et siis kindlasti võib-olla muuseumil neid niisuguseid lugusid ja legende, et selles mõttes on see hästi huvitav formaat praegu, et me võib-olla saame neid lugusid ja legende nagu siiski midagi meenutada. Aga selleks, et mida Aleksandra ütles, et ma tõesti panin korraks siia endal ka hea meeles pidada, et mis see muuseumide, et see Eesti Kunstimuuseumi 5 muuseumi, et kui te neid aastaid vaatate, et siis tõesti midagi teha ei ole, et Kadrioru kunstimuuseum ikkagi kõige selline tõesti huvitavam ja metsikum periood, et päris 90-ndaid me siin muuseumis üle ei elanud või mina vähemalt mitte, aga olid aastad 2000 kuni 2006. Et 2006, kui avati Kumu, mis oli suur asi, siis loomulikult kõik see mingis mõttes nagu tähelepanu läks mujale või see kunstimuuseumi töökorraldus ka mingis mõttes normaliseerus, teisalt tekkis selline, et kui me, enne oli Kadriorul, et justkui, et sul ongi need tõesti just need ainsad nagu remonditud ruumid ja lambid, millega saab kunstiteoseid valgustada ja kliimasüsteemid ja saab teha mingit näitusi ja mitte kuskil mujal Eesti Kunstimuuseumi struktuuris see ei olnud, ega ka mujal üldse muuseumides ei olnud see veel normaalsus, siis Kumu muidugi võttis nagu selle kõige-kõigema asja ära ja võib-olla sealt, tegelikult ma loodan, et me juba varem ikka hakkasime mõtlema seda, et milliseid näitusi me teeme, miks me neid teeme, kuidas me seda kunstiajalooga uurime ja neid mingeid teemasid ka omavahel jagame, et kui kunstimuuseumil on 5 muuseumi, aga igal juhul, et siis jah, kindlasti see oli veel vaja oluliselt täpsustada, et mis muuseum see Kadrioru kunstimuuseum siis on, et 1000 ruutmeetrist näituse pinda tal ei ole, aga mis tal siis on. Nii et praegu mulle tundub, et see meie võib-olla tänaõhtune vestlus tegelebki kõige enam nende aastatega 2000 kuni 2006, et küllap te sealt lähete edasi veel. Oi, selline niivõrd tore pilt. Et 2000, see on Kadrioru kunstimuuseumi avamine, eks ole. Aga ma korra hea meelega selle... Ei. Mina olin siis veel ülikooli lõpetamas. Aga võib-olla ma panen ka selle slaidi, sellepärast, et tegelikult mingis mõttes nagu minu alustamine ka Kadrioru kunstimuuseumiga, aga tegelikult see on üsna ebatavaline, et mina seda ekspositsiooni ei loonud, millega Kadrioru kunstimuuseum avati. Vaid see ekspositsioon, ma ei teagi, sellel ei olegi tänases mõttes kuraatorit sellel püsinäitusel esimesel, mis tehti, vaid ma arvan, et selle taga oli kõige enam Mai Leivin, aga kindlasti ka Rita Kroon, kes oli sellel ajal Eesti Kunstimuuseumi maalikogu juhataja, seda kõike kujundas Saima Weidenberg ja see kõik oli mõeldud läbi siis juba nendel pikkadel 90-ndatel, kui Kadrioru lossi renoveeriti, konserveeriti. Ja tegelikult siis küll me olime mina, Kersti Kuldna, Tiina Malgreem, et me olime kõik selle Jüri Kuuskema, me olime selle esimese näituse nii-öelda ülespaneku juures ja see minu kuidagi see Kadrioru juhiks saamine juhtuski seal 2000. aasta enam-vähem nagu loss oli juba avatud ja siis see kuidagi osutus vajalikuks. Aga jah, et see, mida üles pandi, oli sellise pika mõtlemise tulemus, aga me võib-olla ka pärast valgustame seda, et selle ikkagi kõige tähtsam oli restaureerida lossi. Ja et teha see loss nii võimalikult ilusaks, kui üldse sai ja võib-olla see, et millised tööd ja millise kontseptsiooni alusel, kuidas üles pannakse, et see ei olnud nagu, et natukene, et kui seda nüüd tänasest perspektiivist vaadata, siis see kindlasti oli, et kuna loss oli olnud nii pikalt, see lossilikkus ei olnud temast nagu välja toodud, et kõik see nõukogude aja selline realiteet, mis siin lossis oli olnud, et siis kindlasti nii selles restaureerimises kui näituse tegemises, et otsustati, et kogu Eesti Kunstimuuseum, seda juba tehti Kumu projekti nii-öelda, et see, mis siis Kadriorgu tuleb, võiks olla see väliskunstikogu, Euroopa ja Vene kunstikogu, ja siis taheti seda ikkagi võimalikult nagu ilusti, võimalikult lossi arhitektuuriga sobival moel välja riputada
ja väga vähe tegelikult ka mõeldi sellele, et kuidas ta nagu näitustena peaks, et kuidas teda maha võtta, kuidas teda vahetada. Et minule tundus, et selline see, et midagi peaks kunagi vahetama või muutma või toimima sellise muuseum, mis praegu on hästi dünaamiline ja pidevalt peab millelegi reageerima ja kõik just pakkuma sellist nagu pigem neutraalset pinda selleks, et sa saaks oma sisu võimalikult kiiresti muuta ja vahetuda, siis see oli sellele täiesti ja selle kehastuseks oli messingplaadist etiketid. Just, ja need olid graveeritud ja sellel hästi vaesel ajal. Et see oli tõesti nii, et kui viga sisse tuli, siis see oli, see on tõesti, ütleme, ja ka kõik see, meil on tänaseni need imeilusad ka need siinid, mida siis või need vasktorud, mida ükshaaval telliti, sest kogu aeg oli lootus, et need maksid ka nii palju, et kogu aeg oli lootus, et järsku mõnele seinale ikkagi ei olegi pilti vaja riputada, et siis telliti ainult nagu nendele seintele, kus siis tundus kindlasti, et tuleks riputada. Nii et selles osas meil on siin tõesti mingid rariteetsed fotod sellest esimesest ekspositsioonist ja võib-olla ta oli ka, me oleme sellest ka vist palju või ma toona siis, kui see loss avati ja mitmes mõttes sellise kunstiajaloolasena ma tegin ka mitmeid siis ettekandeid Kadrioru lossi taastamisest ja Kadrioru lossi ajaloost. Ja siis kõigile kuidagi tundus või rahvusvahelises seltskonnas oli ka palju küsimusi, et aga kust need värvid tulid? Et see oli ka, et kui te mäletate, et lossi seinad olid siis palju sellised pastellsemad ja tegelikult need olidki, et see oli nagu huvitav, et täna meil on sellised baroki aega kuuluvad, aga täiesti vabalt valitud värvid siin Kadrioru seintel. Nimede järgi. Jah, sellist, ütleme, ajalooliste mälestuste ja muude põhjal, aga et siis olid hästi niisugused pastellsed värvid, mis ka kuulusid sellesse 90ndate lõppu 2000. aastasse, et tegelikult taheti, tundub sellise tegijate peas ikkagi näha seda lossi hästi niisuguse värske, helge, uuena, et seda, et minna tagasi niisuguste tumedate ja väga äkiliste värvide juurde või et ka teha täitsa valge, nagu oleks olnud ka mingi lahendusnäituse, olla nagu moodne näitusemaja, vaid valiti niisugune kompromiss, selline pastellne kompromiss, et seda siis näeb siin selle nimetatud flaamitoa pildi peal. Ja siis võib-olla natuke sellest, mis on sellesse muuseumi nimetusest, mis algaski muuseumi sellest missioonist ja funktsioonist, et olla väliskunstimuuseum, ehk siis ekspositsioon, mis on koduks Eesti Kunstimuuseumi siis Euroopa ja Vene kunstikollektsioonile, mida lossi endaga ei seo miski, ehk siis otseselt, sest see ei ole ajalooline keiserlik kunstikogu, vaid toimib omaette üksusena ajaloolises hoones ja niimoodi need kaks paralleelset jutustust on ja siis Kadrioru lossi taastamine ja lossi ajalugu, sellest me räägime nädala pärast Jüri Kuuskemaga, aga see muuseumi sisu ja selle nimetuse, et kuidas need debatid käisid, et väliskunsti muuseumist seda kirjutati nii kokku, lahku ja siis lõpuks sai sellest Kadrioru kunstimuuseum. Ja ma arvan, see ikkagi kestis väga kaua, et see kuulub ka natuke nüüd selle, et see loss siis oli sellise ekspositsiooniga, nagu ta oli ja ta oli otsustatud, et see, mis Kadrioru lossi tuleb, see on väliskunstimuuseum. Ja siis me nii-öelda noorte inimestena, kes me siin olime tööle võetud või tööle asusime, et pidime nagu selle paketiga edasi tegelema. Samas oli erakordselt suur võimalus. Ja nii nagu seda lossi ekspositsioon avaldas mitmest kohast vastupanu ja sellega nii-öelda tegeleme edasi tänaseni, et kuidas seda siin ajaloolises majas seda näituste rütmi nagu toimima saada või kuidas seda maja kasutada võimalikult hästi näitusteks. Ja teistpidi kindlasti oli see, et minul isiklikult häiris see päevast number 1, see väliskunstimuuseumi nimi. Et võib-olla eesti keeles ta mind häiris, võib-olla tõesti, et see kõik on nagu selline ülikooli aastad, mul on natuke tunne, nagu see 2000-2006, et räägin nagu natuke sellisest mingist, et me tõesti olime väga noored kõik, et sellest tuleb ka veel eraldi juttu, et see praeguses nagu normaalses maailmas ei oleks üldse võimalik, et meie kätte usaldatakse, ma arvan, meie keskmine vanus oli 25,
et meie kätte ja muidugi Jüri Kuuskema aitas seda vanust tõsta omajagu, aga et keegi vähemalt nagu vaatas peale, nagu te saate ka aru, see esimene näitus siis, et kui meil oli vaja Kadriorus, kõik maja oli avatud ja siis oli vaja, tuleb näitusi vahetada, et siis me kõik vaatasime ka omavahel otsa ja saime aru, et Anu Allikvee on ikkagi kõige suuremate kogemustega kolleeg, et ta on teinud elus mõne näituse eelnevalt. Et tema sai siis selle rolli teha see Piranesi näitus nii-öelda avanäituseks. Aga jah, et see, et tulles tagasi selle juurde, et minule see nimi, mis siis oli sellele uuele muuseumile antud, et Väliskunstimuuseum, et ma sellega eesti keeles sain veel hakkama. Aga kui ma tõlkisin seda muuseumi, siis see tundus ikkagi täiesti väga raske, et see Museum für Ausländische Kunst, see on nii, nagu me oleks mingi välismaalastega tegelev emigratsiooniamet või et ühesõnaga, et see ja lisaks, et kui et kõike seda, et ikkagi kuidagi ülikoolis õppides ja mõeldes, et kas see Eesti kunstiajalugu on Euroopa kunstiajaloo osa või ta ei ole Euroopa kunstiajaloo osa, et tahaks nagu ikkagi, et oleks, et mingi täiesti eksootiline provints Eesti ka ei ole, et siis nagu tundus seda, et näidata siis seda Euroopa kunsti ja ka vene kunsti, mille osa me siin täielikult oleme, mis kõik see tänane niisugune põimitud ajalugu, et sealt see Eesti kunst välja kasvaski, et see kuidagi lõikas meid täiesti sellisest Euroopa kultuuriruumist, kuhu kujutate ette, mis aastad need olid, sinna me nii jõudsalt tahtsime kuuluda, et see tundus nii-öelda tõlkimatu ja see foreign art, foreign sõna on juba midagi, mis ka tõesti Välisministeerium võib-olla õnnestub tõlkida ainult. Et igal juhul, siis me arutasime, aga nagu teadagi selline riiklik süsteem juba sellel ajal, et ega see ühe muuseumi nime muutmine ei ole sugugi lihtne, vaid seda kõike tuleb, ma ei teagi, Riigikogu tasemel põhiseaduse kaudu hakata neid nimesid, nii et me siis kombineerisime, et ma praegu vaatasin neid slaide, et minu meelest me kasutame seda Väliskunstimuuseumi veel, ma ei tea, aastal 2006 enam-vähem või 2005. Et kuni siis ja loomulikult alati see Väliskunstimuuseum, et kui te nüüd kujutate, et see ei ütle ei sõna Kadriorg, mis seda kuidagi geograafiliselt paika paneks, ja ta ei ütle ka sõna Eesti ega sõna Tallinn, ta ütleb nagu väga vähe, et seda pidi alati siis kombineerima, nii nagu me tegime seda ka sellel esimesel muuseumi juhil, et siis Kadrioru loss on seal ka peal, siis loomulikult, et kõik, kes mäletavad, või see juhtub aeg-ajalt tänaseni, et Kadrioru loss oli, kuna loss oli 10 aastat peaaegu olnud remondis sellel ajal, kui ta siis 2000 avati, siis oli Eesti kollektiivsesse mällu jäänud üks Kadrioru loss, oli see, kuhu siis loomulikult oli kolinud meie president. Ja siis hakata kuidagi arus või seda teadmist külvama, et see Kadrioru loss on tegelikult see barokkloss ja see presidendi loss on pigem kantselejoone nii-öelda ajalooliselt. Et selles osas ka, et see Kadrioru loss Väliskunstimuuseum oli niisugune pikk ja õnnetu kombinatsioon, mille pealt siis ma enam ka ei suuda üldse meenutada, et mis aastaks siis tegelikult me jõudsime sellega, see on juba päris uus see, kus siis Eesti Kunstimuuseum oma need 5 muuseumi brändid nii-öelda ära kinnitas ja kus Kadriorg on Kadrioru kunstimuuseum, mitte ta ei ole Kadrioru loss ega Väliskunstimuuseum ja kus siis ka teiste nimede, muuseumi nimede. Lisaks oli, või tänaseni on Kadriorul oli ju ka see Kadrioru nimi, kes ka Kadrioru pargi, mis on täiesti hoopis teine ja linnaorganisatsioon. Nii et erinevalt Kumust, mille nimi minu meelest leiti, nagu te teate, rahva sellise hääletuse korras ja mis on väga hästi selle majaga nii-öelda seostunud ja väga hästi kasutatav siis Kadrioru kunstimuuseumi nimega ja sellega, et meil on justkui 2 lossi natuke tänaseni. Et see on selline püsiteema, aga jah, et sellel alguse perioodil see oli meil nagu igapäeva teema. Jah, ja ka näitus, püsinäitus said muuseumi töötajad nii-öelda pärandusena, sellega pidi tegelema ja kindlasti see mõtestamine ja laialt tutvustamine algas massiivse giidide väljaõppega ja koheselt ka suurte turismigruppide tulekuga ja näituste tegemine algas vaid siis aasta hiljem
Piranesi näitusega, mis oli siis selline teema, mis tekkis päevakorda erinevate arutelude põhjal, kuid Väliskunstimuuseumina oli siis näituste kaudu kujunes siis muuseumi identiteet ja need suunad, mis esimesed aastad näitavad, on selgelt seotud kahe vooluga või hoovusega, on oma kogude uurimine ja populariseerimine ja teine on siis rahvusvahelise kontaktid, sellesama väliskunsti toomine siia, et luua kontekst nendele üksikutele pigem juhuse tahtel kujunenud kollektsiooni taustsüsteemiks ja selgituseks. Et kuidas sest kui me mõtleme sellesse aega tagasi, rahvusvahelised vahetused ja välisnäitused, mis on seotud selgelt suurte kuludega ülivaeses muuseumis, et need said toimuda sellise imekombel, et need on mitte nii, nagu me praegu neid planeerime. Ja, et võib-olla tõesti, et korraks, et selle näitust, et jah, et ma arvan, et siis kui jällegi, et kui Mai Levin ja Marika Valk ja Rita Kroon ja kõik seda 90-ndatel seda lossi taasavamist planeerisid, siis veel kord, et püsiekspositsioon, et seda loomulikult, et mingid pildid, lossiga sobivad pildid peavad seintel väljas olema, aga seda, et nüüd mingid sellist vahetuvate näituste või et see tegelikult oligi siis seesama tsoon siin, ikkagi väga väike pind, mis siis ka, mis siis oli koos selle intarse toaga, mis on ju väga keeruline ruum nii-öelda, et see siis oli mõeldud näitusteks ja mul on lihtsalt meeles selle Piranesi näitusena, mis oli tõesti, nüüd sa ütled, et aasta aega oli loss avatud olnud, siis tuli esimene näitus, Piranesi näitus ja me tegime seda loomulikult ikkagi suurelt ja uhkelt ja Giovanni Battista Piranesi uhke nimi. Mäletan, Johannes Saar oli siis ajakirjanik, töötas jumal teab mis lehes, Päevalehes näiteks või oli see Päevaleht? Ikka oli Päevaleht. Ja siis tema tohutult tuli kohale ja siis ta küsis, siin ongi ainult, et need ruumid ongi, et nüüd see näitus, millest, et see tundus üle Eesti, et nüüd on nagu kõige uhkem sündmus üldse või et see peaks olema, ma ei tea, 2 lossi suurust, et meenutame veel, et Kumu ei olnud, et igal juhul jah, et meile see oli loomulikult väga suur näitus, et need olid need näituse pinnad. Aga et võib-olla mingid tõesti, et need rahvusvahelised näitused, mis sellel ajal, mis toimusid, et me oleme siia täna valinud või 2 niisugust näidet, et kõigist neist, aga et 2 võib-olla kõige sellist markantsemat näidet, mis said alguse täiesti eri moodi, aga mis mõlemad viisid nagu selliste näitusteni, mida teeks iga kell uuesti hea meelega või mis on sellised kunstniku nimed, et iga muuseum alati tahaks teha neid näitusi. Aga et mis siis tõesti sellel 2000-ndate alguses, kus absoluutselt mitte midagi ei olnud ja see peale nende enam-vähem kliimasüsteemse uue remontitud maja ei olnud nagu midagi väga siitpoolt pakkuda peale tahtmise. Et siis need juhtusid huvitavalt või et võib-olla see on tõesti, et mingi, natuke on see nagu, et kindlasti on elus veel olnud väga palju asju, jumal annaks, et tuleks veel ikkagi mingeid huvitavaid sündmusi või suuri projekte. Aivasovski ka tuli kogemata välja. No jaa, aga ütleme see, minu meelest see Düüreri, et see oli tõesti, et minul on see jäänud peaaegu niisuguseks ületamatuks, sest see mingis mõttes oli niivõrd absurdne ikkagi kogu see lugu, et nimelt me olime tõesti kolinud siis neid Eesti Kunstimuuseumi kogusid, mida sellel ajal hoiti vanalinnas, me olime toonud tööd, inventariseerinud, vaadanud, et kõik, mis kirjas on, et ikkagi jõuaks ka nagu riiulitele siin uues Mali. Et see on kohe selline pikem lugu, mis on üks tõesti haruldane näitus olnud. Igal juhul me mäletasime siis Ilka Hiopiga, kes tänaseks on Kunstiakadeemia rektor ja me tõesti neid otsisime ja üks meie silmis mitte kõige ilusam töö oli puudu. Üks tundmatu töö ja arvasime, et mingi pühak on seal peal, me ei leidnud seda. Me tegime tõesti igasuguseid nalju, Ilka seal pakkus, et võib-olla maalime uuesti või et tõesti, et neid ei tohi nagu siin, igal juhul me loomulikult õnnelikult üles leidsime.
ja kõige selle käigus jäi see töö meile nii-öelda silma, et ta oli täitsa juhuslikult siis see kuidagi ei osanud, et kus ta täpselt, no igal juhul me leidsime ta ülesse ja siis hiljem, et selle sama kadunud sõja ajal siis Saksamaalt kadunud kunstiteoste raamatust, mis on siin slaidi peal ka, et sealt siis Mai Levin oli see, kes tegelikult tuli rääkima, et tema on nagu justkui märganud, et vaata, et järsku see töö võiks olla, et kuidagi on siin meie Eesti Kunstimuuseumi kogudes ja me leidsime või tõesti, et süvenedes sellesse, et selgus, et see meie kadunud tundmatu meister, et see tõesti kannab siis Bremeni Kunsthalle templit ja et ongi selles raamatus sellel mustvalgel pildil ära trükitud. Ja see tegelikult oli tulnud üsna hiljuti Eesti Kunstimuuseumi kogudesse, see oli jällegi nii, nagu teinekord juhtus sellel ajal, oli see tolli poolt ära võetud piiril, siis ära võetud teos, mida siis, või teinekord võib-olla tänaseni, et need segast päritolu konfiskeeritud teosed antaksegi varjule Riigi Kunstimuuseumile. Ja ka loomulikult kõigest selles keerulises ajas ei olnud Kunstimuuseum ka eraldi mingit teadusprojekti sellest teinud, ei olnud nagu süvenenud, oli võtnud selle töö hoiule oma kogudesse. Ja siis, kui me avastasime, et see on see kadunud töö, andsime sellest Bremeni Kunstimuuseumile teada, Bremen Kunsthalle, tohutu selline, et me olime ikkagi veel nii Nõukogude Liit, et neile tundus nüüd, et ongi üks uus Ida-Euroopa riik, on korraga leidnud teose, me kohe ka ütlesime, et kindlasti see tagastatakse nagu Eesti riigi poolt ja see oli neile nagu tundus selline, et see võiks olla pretsedent, mis siis viib millegi suuremani ehk siis selleni, et Vene kogudes olevad teosed võiksid ka tulla Saksamaale tagasi, et meist tehti nii-öelda selline näidislugu, et lootusega siis, et see rahvusvaheline tähelepanu, mis sellele ühele pildile, võib-olla ka mitte Düreri tippteosele, aga mis sellele pildile langeb, et see siis viiks suuremate tagastusteni. Nagu me täna teame, mitte midagi sellest loomulikult, et ei ole meil neid oma kunstivarasid Venemaalt tagasi saadud, ega ei ole Lääne-Euroopa seda saanud. Aga kõige selle juures ja kusjuures see oli tõesti noore inimesena, see oli erakordselt raske, et ühtepidi see oli nagu selline suur positiivne, et nagu lääs oli vaimustatud, aga teistpidi meie kohalik ajakirjandus oli õudselt verine ja küsis nagu täiesti, et aga kust see seni teil, et kuidas te hoidsite seda seni, et miks te nagu kohe siis, et et olete umbes 10 aastat oli see olnud, mida Eesti Kunstimuuseumi kogudes ja nüüd korraga, et see nagu tundus, et ma mäletan seda mingit ajakirjaniku küsimust, et see on sama, et nagu mul on varastatud auto ja 10 aastat olen seda hoovi peal hoidnud, aga nüüd siis korraga ütlen, et varastatud auto, võtke tagasi ja siis tahan veel, et kiidetakse selle eest. Et selles osas oli nagu väga mitmekihiline lugu, aga selle tulemusel siis toimus, et täna siis jälle poliitilises maastikus, et tõesti see Schröderi pilti Saksamaal enam peaaegu ei saagi näidata, et on nii hirmus ebapopulaarne. Aga sellest tehti nagu veel kord, et siis sellest sai selline poliitiline näidiscase, mille tõttu siis meie toonane peaminister Juhan Parts, kes oli kohe ka nagu mulle väga meeldib alati selle juures, et see on uskumatu. Ma arvan, et nii noor ei ole Eesti valitsus kunagi olnud, kui oli sellel 2004 aastal siis, et kus Juhan Parts oli näiteks 36, võib-olla hakkas 37 saama. No igal juhul, tema oli ikkagi juba tegija. Ja siis Parts kutsuti siis kohtumisele Schröderiga, kes spetsiaalselt selleks sõitis siis Bremenisse, et kõige kõrgemal moel siis kohtuda, tänada kättpidi seda riigijuhti, kes annab kunstiteose tagasi ja siis oli ka nii-öelda see, mina olin muuseumi poolt, kes oli seal kaasas ja siis see meie delegatsioon oli kõike muud kui väärikas, sellepärast, et mina arvan, et mina olin 26 näiteks, ei võib-olla olin ikka rohkem, 27 juba. Aga meil oli ka nii, et sellel ajal oli haridusministriks saanud just Mailis Reps ja siis välisministriks oli saanud issand, öelge mulle, kes... Kristiina Ojuland ei olnud. Ma kohe mõtlen välja, kes... Et vanus oli ikkagi nii, et kogu see delegatsioon ja seal oli ka siis eraldi
kes oli tõesti ka alla 30 naisterahvas, kes juhatas sellel ajal siis Saksa suhete lauda või kes oli Välisministeeriumi poolt. Et kokkuvõttes see meie delegatsioon Bremenis, et kus me sealt kogunesime, see Juhan Parts oli ikkagi juba veel kord täitsa eakas inimene, aga meist siis kvalifitseerus ainukene oli tõesti väärikas härra, oli tõlk. Ja nii see Bremeni linnapea kui Schröder nad nagu jooksid selle tõlgi juurde ja meie koos selle Juhan Partsi ja ülejäänud selline preilide kamp, et jäime nagu täitsa üksinda. Et seda kõik, et see oli tõesti selline hästi põnev aeg, ütleme. See töö võeti suure pidulikkusega Bremenis vastu ja neil oli siis 2 või nii-öelda teine altari tiib, et see on 3-osaline altar, et neil oli see teine tiib, mida nad Bremenis eksponeerisid ja nad tõid ka see oli Metropolitanis, kus oli see keskosa, eks ole. Ja. Et nad tõid nagu niimoodi, et see Kristus, mis siis oli sattunud Ameerikasse, toodi siis selle Bremeni väljapaneku auks ka sealt Ameerikast kohale ja peale Bremenit siis toimus, et nad saatsid uuesti teose Eestisse. Et me eksponeerisime siin Kadrioru kunstimuuseumis siis seda Türeri altarit, mis oligi nagu niisugune lõpetamata teos tegelikult, et päris huvitav oli võib-olla see alusjoonistus nagu hoopiski vaadata nende tööde pealt, et ta nagu maalitehniliselt ei olnud selline suurepärane Türer, aga väga ikkagi märgiline. Ja saime siis ka Türeri graafikanäituse, mis olid kõik olulisemad sarjad ja siis muidugi tuli kohe selgeks see, et see toimus siin samas ruumides ja meil oli tõesti see külastatavus, see ikkagi see Türeri näitus oli nii suur asi ja kogu see lugu kõlas nagu Eesti pressis kõigi oma peaministritega väga palju. Urmas Paet loomulikult, vabandust, oli see välisminister sellel ajal, kes ma arvan oli 26. Et meil oli pidevalt oli siis, et siis me tegelikult saime aru, et veel kord, et loss ei ole selle näituse pinnaga siin teisel korrusel, et ta ei ole niisuguste suurte näituste tegemiseks, et lihtsalt need Türeri pildid mahtusid väga hästi seintele ära ja sobitusid siia nagu suurepäraselt, aga lihtsalt seda külastuskogemust ei elanud see tiib lossist üle, et meil oli pidev siis järjekord seda treppi pidi läks alla, nagu see saba, kõik olid suhteliselt inimestel ei olnud tegelikult muuseumis järjekorras seismise kogemust üldse, kõik olid natuke pahased selle üle, et tulime näitusele ja nüüd siin olete nii väiksesse kohta välja pannud, et peab trepi peal ootama ja see kindlasti ei olnud muuseumi mõttes ka nendele töödele üleliia hea, mis siia. Sest rahvas oli palju, õhku oli vähe, aga siis me võime öelda, et see oli esimene muuseum blockbuster. Ja. Ilma, et ta oleks planeeritud, aga ta toimis sellisena, ta oli lühikest aega, ta oli intensiivse kommunikatsiooniga, mitte et muuseum ise võib-olla selleks palju panustas. Seda ma tahakski öelda, et kui see toimuks täna, siis seda, et me anname tagasi mingi töö, me saame sellega sellist nagu diplomaatilist riiklikku tähelepanu ja et me pärast saame niisuguse kandikul näituse, kus kõik meile kinni makstakse ja saadetakse, et ütleme siis meil oskust seda kasutada. Oli palju-palju vähem mingist kommunikatsioonist, et me oleks jaganud neid pilte, et võt, kus me nüüd siin Schröderiga kätt surume või, et seda mitte midagi ei toimunud, et need ongi tõesti mingid seal koha peal tehtud klõpsud, ma arvan ka meie Juhan Parts ei olnud nagu üldse, et kuidas ühe väikse pildi pärast nüüd korraga sõidamegi lennukiga sinna Saksa nagu riigipeaga kokku saama, et või valitsusjuhiga, et see nii-öelda kõik oli väga kuidagi ootamatult tulnud ja selles muuseum õppis ka toime tulema intensiivse, või tähendab, ta veel ei õppinud, aga sai sellise löögi, et mis teha, kui inimesi on palju. Kuidas see süsteem vastu peab, et inimeste logistika, liikumine, turvalisus, teoste nähtavus, siis publikuprogrammid. Näitus kestis, loomulikult see on graafika, väga lühikest aega, see alla 2 kuu, aga kindlasti see Kaja ja siis see muuseumis ajaloos roll, et väga noor muuseum, mis ei tea veel, mis ta nimi on, saab sellise maailma nime, tippnime suhteliselt suured Türeri, et need ei olnud järeltrükid, vaid need olid sellised
anti välja kataloog. Ja see oli õudselt tore, et siis sellised, et neid ma võin siit lasta ringi, et võite. Panegi. Et me tõesti tegime sellele Dürerile kataloogi, sellepärast, et tundus niivõrd, et üsna ikkagi spetsiifiline jupp kunstiajalugu, mille kohta Eestis ei olnud mitte liiga palju materjali ja lisaks nende näituse kuraator, väga tore daam, jumal teab, kas ta on meie seas täna, et tema oli nõus kõik need, et kuna see ikkagi nende tänuvõlg nii-öelda oli meie vastu suur, siis need tekstid oli kõik valmis igat pidi koheselt, et kirjutama ja mõelda jälle, et see aasta 2004 või 2003, 2004, et juba see, et sa teed mingi trükise, meie ikkagi, täna see tundub kõik niivõrd, me teeme igaks näituseks trükise ja teeme selle alati selleks näituse avamise kuupäevaks. Aga ma arvan, et see oli võib-olla esimene trükis Eesti Kunstimuuseumis sellel ajal, mis päriselt, millel oli nagu ilmumise kuupäev. Et see päriselt ka peab saama selle näituse alguseks valmis, sellepärast, et muidu ei ole seda nagu mõtet trükkida. Sest seni olid ikkagi raamatuprojektid olnud täiesti eraldi asi, mastaapne, kunagi sa ei teadnud, kas seda raha oli, kas seda paberit oli, kas see raamat ikka lõpuks tuli, et ta oli alati nagu niisugusest näituse rütmist välja lülitatud või kõrvale lülitatud siis suursaavutus. Ja korraga teha, mis praegu tõesti, et see on nagu buklett, mitte raamat, aga ikkagi, et see kõik nagu päriselt toimima saada, et mingis mõttes jah, et ma ütleks, et see aastatel 2000 kuni 2006 tegelikult Kadriorg väga paljus nagu tekitas seda, mis tänaseks see Eesti Kunstimuuseum on, et neid niisuguseid praktikaid ja toimimise viise, olgu see publikuga, olgu see haridustööga, sellest räägite Tiina-Mallega eraldi, kui ka tegelikult kogu see, et mis see siis rahvusvaheline näitus saab olla ja mis selle juurde käivad, alates trükisest, ma arvan, meil olid ka mingid esimesed nagu mingid asjad, mida saab kirjeldada nagu sellised toode või et see ongi nagu näitusega mingi pakett asju ja et kuidas sa seda ka, kuidas sa sellest räägid ja et selle vastu ongi pressis mingi huvi ja et kes seda siis... Ja kirjutatakse ühes ja teises lehes, kõik päevalehed ja nädalalehed olid pikki lugusid, intervjuusid ja artikleid täis, aga sest seni loomulikult muuseum tegi näitusi, aga kõik need näitused, ka väliskunsti ja vanameistrid tulid teadagi ida poolt, et tulid Ermitaažist või siis ja see kommunikatsioon oli väga hästi kujunenud, teati kõiki kuraatoreid, kes kuidas toob, aga siis, kui see ajastu sai läbi ja Lääne-Euroopaga suhtlus oli see absoluutselt uus asi, et siis mitte välisnäitusena ma siia pikin siis vahele kronoloogiliselt siis oma kogudega tegelev näitus, mis siiski oli ka seotud väliskontaktidega, madalmaade kunst, mille siis saalides me siin praegu asume, on miski, mis on meie väliskunsti kogus üks väärtuslikemaid osiseid vanade meistrite puhul ja näitus Madal taevas, avar horisont toimus mitmes majas, siis Nigulistes, Lossis ja ei olnud. Ja, sest Greta Koppel liitus meiega kindlasti mitte 2000, aga kes nüüd ütleb, mis aastal? Ei, 2004. Ei, vabandust, et siis ta töötas Nigulistes ja 2007 tuli ta meile tööle siia ja siis mina tulin ennem. Ja, aga üldse see veel ka, et see, et mida me muidugi tegime siis selles situatsioonis, kus korraga meid on küll oli täitsa mitu inimest, näiteks 4 inimest, ma arvan, pluss Jüri Kuuskemaa. Et siis loomulikult, et kus me täitsime nagu kõiki funktsioone, et siis oli täiesti selge, et me nagu ka jällegi, et kuna Kumu ei olnud, siis ka kõigis nendes kuraatorite nimedes ja selles, et mis sellel ajal tehti, et me loomulikult kasutasime hästi palju kogu seda nagu teadmiste tasandit, mis siis kunstimuuseumil oli, et kes vähegi et loomulikult vanemaid kolleege, et kõik me ikka alati pöördusime, seal oli Tiina Aabel tegi näitust, Mai Leevin, et otsides neid siis, ja kuna see huvi oli hästi suur, sellepärast, et veel kord Kumu ei olnud, et Kadriorus saigi neid niisuguseid suuri
ja tõsiselt mitte, et meie nagu siin oma 4 tüdrukuna nii tõsiseltvõetavad oleksime olnud, aga me nagu üritasime seda tõsiselt võetavust siia tekitada ja kindlasti Greta ka, et siis inimesed, kes siis omasid mingit potentsiaali ühe või teise teemaga tegeleda, siis tõesti, et Gretaga koos me alustasime seda nagu niisugust madalmaad, mis tundus meile hästi huvitav siinses kohalikus, et otsida neid väliskunstiga haakivaid, et see ei pea olema täpselt see meie enda kogu siin Kadrioru kunstimuuseumis, aga mis on need teemad, millega meie kogude põhjal võiks nagu rahvusvaheline huvi olla ja millega me saame nagu rääkida kaasa selles läänepoolses kunstiajaloo uurimises. Nii et see Greta meenutas ka, et 2003 oli vist esimene Codarti reis, ehk siis see madalmaade uurimise või uurijaid ühendab rahvusvaheline organisatsioon Codart, kuhu me endiselt jätkuvalt kuulume, et selle kaudu siis rahvusvahelised nõustajad või kolleegid, kellega koostööd teha. Et see kindlasti oli jällegi, et tõesti, et see on selline 90ndate jutt, aga see mingis mõttes ikkagi see 2000ndate algus või see lossi avamine langes aega, kus toimus mingi põlvkondlik vahetus Eesti Kunstimuuseumis, et Tiina Malgreem ja Kersti Kuldna ja mina, et ma arvan, et see oli selline, et siis meid oli neid nooremaid inimesi oli ikkagi võrreldes nagu Kunstimuuseumi üldise seltskonnaga ikkagi väga-väga vähe, aga see oli selles osas see oluline ja et kindlasti et meil oli kindlasti ka muid väärtusi, aga vahepeal tundus, et see potentsiaal või miks see vahetus loomulikult Kunstimuuseumis juhtus, oli kindlasti see, et taheti, oli vaja nagu seda, et inimesed oskaksid teisi keeli või et see keelteoskus oli see võimalus ja kindlasti oli keelte arvutioskus, et see oli kindlasti mingi asi, mis siis oli et täna see ajab naerma jällegi, et keegi ei saa nagu sellepärast, et oskab inglise keelt või et tunneb arvutit, et sellega kahjuks ei ole muuseumidirektoriks, aga üldse see ka praegu kõige lihtsamat ametit otsides ei ole nagu see, mida nagu eraldi lauale lüüa, vaid see ongi see baasvajadus. Aga et selles osas siis Kunstimuuseumis neid tulijaid oli nagu vaja ja eks et see oli natukene selline, et me oleme küll kõik veidi, päris ei ole nüüd see Mart Laari ja EÜS-i põlvkond, kes nagu tegi Eesti valitsuse uueks, aga natuke see ikkagi juhtus nagu samas ajas või lihtsalt see 2000, kui seda lossi avati, siis oli nagu selge, et selle vanaviisi nagu edasi ei saa, ja eks me siin kirjeldasime ka kõiki neid uusi väljakutseid, mis mingis mõttes olidki need, milleks kõiki neid uusi teadmisi ja seda uut energiat ja et eks me siis kasvasime selle sisse. Aga veel kord, et see, mida et ühtepidi siis me rääkisime korra, ma ütlen selle, et need niisugused nagu kõige silmatorkavamad väliskunstiprojektid, aga et siis kohe jõuame ka nende niisuguste ikkagi fookusteni, et mida siis üldse see Kadrioru kunstimuuseum peaks tegema, aga jah, et lihtsalt ma olen pannud selle Türeri, mis oli nagu täiesti erandlik. Aga selle Türeri kõrvale ka kohe järgmine aasta toimunud Angelika Kaufmanni näituse, mis on ka nagu niisugune, et kui praegu nagu ütled, et meil on või tihtipeale, naeran mul nagu see, et kui keegi välismaa mingi konverentsi moderaator on kuskilt guugeldanud, nagu ikka on teinekord esinejate elulugusid, siis peaaegu alati mainitakse minu puhul seda, et ta kureeris Angelika Kaufmanni näituse aastal. Et see on nagu midagi, millega tänaseni ikkagi rahvusvaheliselt sõidad kaugele, et oled kureerinud Angelika Kaufmanni näituse. Et meil võib-olla nüüd nii palju töid ei olnud, aga et tõesti, et sul on väga hinnatud veel naiskunstnik, kes on nagu niimoodi, kõik need naiskunstnikud on oma tähelepanu ja kõik nende tööd on rebitud kõigile näitustele, et neile nagu kätt peale saada on väga raske, see oli ka sellel ajal juba väga-väga raske. Ja kui täna ka öelda, et me tegime Kuuri kunstimuuseumiga koostööd, mis on väga uhke tõesti sealt Angelika Kaufmanni sünnilinnast, neil on väga palju tema töid, aga et seda teha siis seal 2000ndate alguses ja see sai tõesti niisugusest
nagu need asjad toona juhtusid väga mingit isiklikust, et keegi oli mulle vahendanud mingisuguse umbes Eesti sõjaväge nõustus mingi kindral Šveitsist, kes oli kuidagi vahendatud, et näita talle lossi, et Kadrioru kunstimuuseumi külastuses ta kogu aeg rääkis, et ta tunneb kedagi ja see tunneb kedagi, kes tunneb või seda Kuurimuuseumi direktorit, et teeks Angeelika Kaufmanni näitus. Ja mulle tundus see kõik, et kui naeratasin, et see väga huvitav ja tõesti hästi ja teeme selle ekskursiooni nüüd lõpuni, et ma ei uskunud sellesse mitte raasugi, aga see tõesti toimekas härra pani selle kõik toimima, ajas kõik need tuttavad tagajalgadele, leidis sponsorid sellele näitusele, kõik transpordid, kindlustused, kõik asjad olid makstud. Meie ülesandeks oligi enam-vähem need teosed välja valida või need teosed siis siin vastu võtta, et ütleme niisugust ka, et loomulikult sellega oli palju tööd ja kõike seda. Mäletan ka, et jälle niisuguse toreda loon, et kui nad oli eluaeg olnud või professionaalne sõjaväelane, siis ta oli teinud nagu nii Kuurimuuseumi kui ka, ma arvan, see oli Zürichi Kunsthalle, kus ma ka pidin käima ja midagi vaatama, ta oli kõigile neile teinud meile nagu ühised tabeli, et kuidas me peame reisima, mis kell me peame kokku saama ja milline on meie nagu kohvipaus ja siis loomulikult ja see kõik algas minu meelest kell 8:00 oli meil nagu esimene kohting, kes ma mäletan seal Zürichi Kunsthalles ka see umbes vaene direktor või kuraator tuli täiesti näost, ütles, et miks me ärkame selline kellaaeg, et nad alles kell 11 tegid uksed lahti või midagi. Ja siis me saime aru, et see on et härra on meile teinud sellise tema eluaegse päevakorra ja see oli, et igal juhul see näitus samamoodi siis kataloogiga sai tehtud ja veel kord, et niimoodi täna asjad ei käi. Et selles osas on toimunud nagu meeletu liikumine sellest, kus me ikkagi, ütleme, Kadrioru algusaastatel välisprojektides keegi ei küsinud meilt neid nagu osalusi eelarves või et kas teil on tegelikult, et see oli selge, et need pakkumised tulid koos nagu sponsorlusega. Tänaseks, ammu olles Euroopa Liidus me kõiki näitusi teeme täiesti võrdselt ja täiesti, et sa pead nagu olema kõigis nendes lepingutes ja eelarvekõnelustes, seal mingit armu ei ole, vaid täiesti võrdsete organisatsioonidena. Aga jah, et see veel kord see 2000 kuni 2006, et need asjad ei oleks olnud teisiti võimalikud, et mingid asjad et need ajad ei tule tagasi, aga teistpidi need olid. Aga need olid omamoodi sellise lati seadmine ja teadvustamine, et Eestis on võimalik teha näitus Šveitsist laenudega. Et siis keegi ei küsinud, et kes selle eest maksab. Aga et sellise standardi harjutusena ja iseenda mõtteviisina, et selliseid asju võimalik teha on. Muidugi, ja me ütleme tegema pidime selle ju ikka kõik koha peal ja seda, et meil tegelikult ei ole struktuure või ei ole ka rahalisi võimalusi, neid katalooge või kõike seda, mis meie ülesandeks, et ma arvan, et selles mõttes loomulikult, et seda tööd me tegime nagu topelt või tegime 3-kordselt ja pingutasime, et need asjad, mis siis jäid siia meile teha, et veel kord, et ma mäletan, et see Angeelika Kaufmanni kataloog ka kõigile see kujundus nii hirmsasti meeldis, et see oli võib-olla ka see aeg, et Kadriorg kohe oma esimestest näitustest hakkas töötama koos Mari Kurismäe ja Mari Kaljustega, kes olid nagu imeline tandem, kes siis tänaseni on peaaegu siin ihukujundajad, aga siis nemad tõid mingi sellise ka kujundustaseme, mida ei olnud nagu enne ja mis mõjus ka tõesti siis Lääne-Euroopas, et kõik on kuidagi nii ilus või nii hästi tehtud, et oleks oodanud midagi hoopis muud. Et selles osas see kindlasti oli selles oluline. Aga ma olen siia pannud need meie järgmised või millest juba osaliselt oli, et võib-olla see, et üldse, et ikkagi oli vähemalt mulle siin Kadriorus oli sellel ajal väga tähtis saada üle sellest, et me oleme see Kadrioru loss, me oleme äsja renoveeritud, me oleme nagu sellepärast tähtsad, et me olemegi, et see hoone nii-öelda on juba seda külastust väärt ja et meil võib-olla seda nagu tõsisemat mõtet, et mis see muuseum siis oma nagu kogudega või mis ta teeb, et see võib-olla oli alguses ähmane. Mulle tundus väga tähtis see ikkagi seda aru saada, et see oleks nii-öelda edasi perspektiiv,
et on selge, et ükski hoone, isegi kui ta on barokk-kloss, et võib-olla suveperioodil ta toob neid külastajaid nii, et sa ei peagi nagu väga täpsustama, et mida siin peale selle imeilusa peasaali vaadata saab. Aga selleks, et toimida nagu professionaalse kunstimuuseumina ja elada üle ka kohalikule publikule mõeldud talved, et siis tegelikult sa ikkagi pead selle mingi arengu ja liikumise ja mida sa uurid, mida sa teed, milliseid näitusi, miks sa näitad. Nii et sellega me hakkasime kohe alguses tegelema ja see, et mis on, siis oli muidugi jällegi, et kõik see oli, need valdkonnad olid jagamata, sest Kumu ei olnud. Et selle tõttu oli see Baltisaksa kunstiajalugu ka täiesti keskpõrandal maas, sest sellega Kumul, kes seal oma parasjagu või see, et Kumu ei olnud, on palju öelda, et enamik Eesti Kunstimuuseumi töötajaskonnast tegeleski selle Kumu kontseptsiooni arendamisega. Ja ka seal käisid need vaidlused ikka peamiselt Eesti kunsti näitamise üle ja nõukogude perioodi, et kui palju stalinistlikku kunsti välja, kui palju sisse, kes on ikkagi, oli põrandalune kunstnik, kes ei olnud, et käis selline aktiivne tegelemine sellel ajal parimas elujõus kunstnikkonnaga, kes kõik ootasid, et kellele mitu saali ette nähakse Kumus, et see oli väga keeruline protsess. Aga et selle tõttu siis saime meie võib-olla või Kadriorg sai nagu rahulikult nende projektidega toimetada, siis tegelikult hakkasid, et see nagu kogu teadusulatus, et toimuksid konverentsid, et me mõtlesime, et iga aasta võiks olla kuu, see oli väga ambitsioonikas täna. Kevadkonverents. Ja alguses oli võib-olla veel kevad- ja sügiskonverents, aga siis ikkagi tundus, et üks aastas, et selle põhjal võiks ilmuda Eesti Kunstimuuseumil tänaseni on Eesti Kunstimuuseumi toimetiste väljaanne, mis siis toona oligi just nende konverentside kokkuvõte ja ma arvan, et seda me korra siin lõpuni räägimegi, sest need ülejäänud just need publikule mõeldud brändid, et nendest me räägite Tiina Mallega, et kõik need maalilaupäevad ja Lossia ja mängud ja need kõik tulid sinna juurde, aga jah, see teemade selline läbimõtlemine ja siin ka, et nähes neid nimesid, kes seal kõik kaasa lõid, et võib-olla nüüd seda suuruse hullustust, et me nüüd ise seda kunstiajalugu kõike käsitleks, aga just see, et panna kokku ka sellised uurimisgrupid, üldse käsitleda ühe näituse tegemist niisuguse kollektiivse uurimusega, anda välja raamat, selles raamatus on mitmeid artikleid, autoreid, see ei ole ka kellegi nagu niisugune ühe naise või ühe mehe sooritus ja et kaardistada ka neid, mis siis hakkasid just ka tulema, erinevad teadusrahastusfondid, kogu see niisugune oma sisemaine toetuste struktuur, et näidata, et muuseumis on võimalik teha sellisel tasemel kunstiteadust, et see oli ka aeg, kus samamoodi siis Kunstiakadeemia tegelikult hästi tugevalt proovis endal seda kanda maha panna, et kunstiteaduse või kunstiajaloo õpe ei toimu ainult Tartu Ülikoolis, vaid ka Kunstiakadeemia on siis koht, kus õpetatakse kunstiteadust ja kunstiajalugu ja tegelikult võiks öelda, et kui tänaseks meil on nagu selline hästi nagu hea naaberlik suhe, et ühed teevad siin rohkem, meie teeme Kunstimuuseumis võib-olla rohkem nagu piltide põhist teadust või objektide põhist teadust, aga igal juhul me teeme teadust. Aga et siis ikkagi see, et kuna kõike raha oli nagu ka väga vähe, et siis, et kas kunstimuuseum üldse on institutsioon, mis klassifitseerub erinevatele teadusrahastustele, see oli midagi, mida tuli peaaegu valdkonnasiseselt tõestada või tekitada. Nii et selles mõttes just see meistriteoste lummus või see koopiaprojekt on võib-olla see, kus me tõesti esimest korda panime kokku niisuguse uurimisrühma. Ma mäletan Tiina Malgremers, kui siis ei olnud veel ka doktorit kaitsnud, aga tundus siiski meile, et ta on astunud näiteks doktorantuuri. Et siis oli vaja leida enda seast see inimene, kes siis seda nagu granti hoiaks nii-öelda. See kõik oli nii tänapäeval jälle nii, või täna nii normaalne. Aga siis oli ja siis me kõik need ülejäänud vanemad kolleegid, Tiina Aabelid ja Mai Levinid ja kõik rakendisime sinna Tiina Malgremi nagu taha seda sisu looma grantile, mida siis tema hoidis. Et kõik need niisugused uued viisid ja tegelikult sündisid 2, ma arvan, tänaseni väga lahedat ja märgilist raamatut, milles on ka oma aja
niisugune innovatiivne viis, et sa vaatad seda kunstikogumist laiemalt, mida tegi Nefi kataloog, et me toona mõtlesime just niisuguste Balti kunstikogude ajaloo peale ja see Nefi raamat, ma arvan, on tänaseni parim, mis Nefi kunstikogust tehtud ja võib-olla saabki. Ja mulle meeldis ka väga see meistriteoste lummuses see, et tänaseks on seda jälle ka palju rohkem see, et koopiate tähtsus muuseumis, aga et siis tundus, et sellise, veel kord, et Kadrioru kunstimuuseum, et eks tänaseni me otsime seda kohta, et Louvre ei ole ja veel paljud niisugused Dresdeni Altemeister ka ei ole, kus kõik tulevad Sixtuse Madonnat vaatama. Et kui see ei ole nagu seda, see kogu ei ole niisugune Euroopa topis, aga et mis sa siis oled? Ja minule tundus, et see meistriteoste lummus nagu väga hästi näitas seda, et tänu sellele, või hoolimata sellest või tänu just nimelt sellele, et meil ei ole Sixtuse Madonnat ega seda 1 miljon või 2 külastajaskonda, kes tahavad neid kultustöid näha, et saame me tegeleda mingite marginaalsemate teemadega ja palju vabamalt teemadega. Ja veel kord selle koopiate või meistriteoste lummuse puhul oli situatsioon, kus mitmed muuseumid, kellega me siis koostööd tegime, suured muuseumid, kus me midagi laenata tahtsime või mingeid Küsisime pilte just, et siis tuli see, et issand, et kuidas te saate sellise teemaga tegeleda või et sellega te ütlete, et teie kogus on koopiad. Et te näitate, et kõik ei ole originaalid. Et kuidas siis selline nagu koopiate välja toomine, et kas see ei võta teie nagu niisugust tähendust väiksemaks. No või vastupidi, et mina kui kolleegid Ermitaažis, mis suunas mina seal kaasa natuke lõin, et nemad ütlesid, et milline luksus, kuidas teil veab, et teie muuseumis on lubatud selliste huvitavate teemadega tegeleda ja selle pühendatakse suur näitus kataloogiga, millel on eraldi rahastus, et need suures muuseumis keegi ei lubaks sellist uurimust, mitte uurimussahtlisse võib teha, aga muuseumis seintel seda näidata ei saa, sest et ja just, et need teemade valikud lähtuvad kollektsioonist, ehk siis me oleme võimalikud ausad selle suhtes, mis meil on ja väärtustame, sest iga teose taga on lugu ja see on üks suund, mis on alanud siis nendes uurimuslikes näitustes, et mitte ainult teose esteetika, vaid eelkõige provenience, loomislugu, kultuurilugu, mis seisab selle ees, et praegu, et visuaalkultuuri uurimine on igapäevane ja iseenesest mõistetav, aga see 2000. algus on ikkagi sellise modernismi veel tugevas hoovuses, kus tausta või kunstielu toimimine ja sellised mehhanismid ei olnud nii palju pildil. Ongi juba sissejuhatus teie järgmisesse või sinna Tiina Malle. Et ma lihtsalt... Mina panin teise pildi ja varasema pildi. Jaa, õige. Ja ma vaatasin just, kas on Tiit Pääsuke, kes viib läbi. Ja, Tiit Pääsuke. Ma ka ise ei mäleta üldse, aga... Siis mina juba töötasin. No näed. See oli siis Vene valitsejate näituste ajal. Portreede näituse ajal. Ja siis selliselt on nendest paljuski juhuslike tõugete ja kohtumiste najal sündinud näitused ja mäletan ka, pärast siis aastat 2005, et mitmed näitused tulid koputasid ise uksele ja kujundasid siis näituse plaani või näituse poliitikat, aga tagant järgi vaadates joonistuvad nad ühteses mustrisse, et siis olgu, et siis kohalikud Eesti ikoonipärand, siis ja endiselt siis kogu uurimised ja siis kui me algusaastatel oli Dürer, siis nüüd juubeliaastal oli Bernardo Strozzi ja ei tulnud niimoodi, et on väljastpoolt armuandina tuuakse kingitusena näitusse, tänu tehakse teose eest oma Strozzi koolkonnamaali me kellelgi loovutanud, aga näituse tegime ikkagi, et see kasvu ja arengu nagu seemned ja juured
on nendes algusaastates, kuid õnneks on siis kogemus ja professionaalsus kasvanud ajas ja siis just koostoime Kumu ka, mis siis selgelt iga uus muuseum avanedes tekitab suurt furoori, aga siis ja siis nüüd näituse poliitika ja omavahel toimimine on siis rohkem kooskõlastatud ja siis muuseumi ajalugu on kujundanud selle iseloomu ja siis määrab edasisi arenguid. Et üldiselt oli ikkagi täiesti haruldane aeg, et ma mingis mõttes mõtlen selle teinekord selle Marika Valgu peale ka, et see oli ikkagi üsna nagu mingis mõttes suur usaldus, et ta oli võtnud need noored inimesed, aga see, et ta kuidagi andiski selle võib-olla selle Kadrioru alguse, et oleks ju võinud teha teistsuguseid personaliotsuseid ja kindlasti oleks ka läinud võib-olla hoopis palju suurepärasemalt või teistmoodi. Aga et selles osas kindlasti võib-olla ma nagu ise mäletan neid esimesi aastaid, et ühtepidi oli hästi palju sellist kunsti, et vanemate kolleegide tuge kindlasti oli just sisulises plaanis. Aga ütleme veel kord, et see, et kuidas sa selle muuseumiga toime tuled, et seda ei olnud küll diskuteerida nagu kellegagi. Et see ikkagi, et kõik see, et mida see näituste tegemine ja rahvusvahelised laenud ja kõik need asjad nagu tähendavad, et seda mingitki kaaslast meil sellel ajal ei olnud. Et seda, et kuskil on registraar ja keegi, ma ei tea, tegeleb ja lepingud ja transpordikastid ja firma peab olema kuidagi litsenseeritud ja ühesõnaga, et see kõik oli täielik kosmos, sellepärast, et sellel ajal jah, et ütleme Niguliste ja Adamson-Eeriku muuseum kindlasti selliste teemadega ei tegelenud. Nii et kõik see ja kogu niisugune pood ja haridus ja et kõik see oli hästi ülesehituslik aeg, et natuke on nagu selle Rodeo film ikkagi. Ma ei tea, kas te olete näinud seda filmi Mart Laarist. Et see on temal on väga palju, et ajad olid sellised turbulentsed, väga põnevad, et on tõesti põhjust meenutada. Ja siis on selline suur usaldus, suured õnnestumised ja paljuski juhuse tahtel, aga mis siis määravad siis ka muuseumi positsiooni, et siis just sellised projektid ju loovad, tuuakse pildile Schröder ja meie Maalika ja muuseum, kellest keegi ei olnud kuulnud ja maa, mida vaevu keegi võib-olla uudistes meenutas, oli ühtäkki sellises fookuses. Ja siis ka hiljem järelainena, et 2007 oli restitutsiooni rahvusvaheline konverents, kus ma sellest projektist rääkisin, et siis sellised lood loovad võrgustikku, mis loob usalduse ja toob pildile. Ja siis, sest ilma usalduseta ei sünni rahvusvahelised projektid, kui me siis tahtsime 2 pilti Stockholmist tuua ja meil keegi ei laenanud, kuni siis kogu hoidja juhuslikult perereisiga Tallinnasse sattus ja käis muuseumis ja ütles, et teil ongi päris muuseum. Et siis, et nüüd õnneks ei pea tõestama, et sa päriselt eksisteerid, kuigi alati ei ole ka välistatud, et see enese tõestamine väiksel muuseumil ja väiksel maal on alati igapäevane töö. Ja. Aga kui sul CV-s on sellised nimed, Dürer, Kaufmann, personaalnäitustena, siis see muidugi aitab kaasa. See Dürerit küll päris ei kureerinud. Aga näituses toimus, et muuseumi CV-s ma mõtlen. Muuseumi CV-s on, et siis loend, milliseid näitusi see muuseum on korraldanud, mitte ei ole oma kogude siis korduvaid väljapanekuid, vaid just sellised rahvusvahelist tuntud muuseumidega koostöös toimunud näitused. Kui te võrdleksite tolle külast, mina siis muuseumist Residentsi 2006 ei teadnudki õiget muuseumidest. See oli ammu, aga ei, oleks võinud käia, aga ei käinud. Et kas see muuseumi külaline
võrreldes praeguse muuseumi külastajaga siis, et kui erinevad nad olid ja ma ei tea, pileti hinna vahet, siis meil kellelgi ju rahasid ka üldse ei olnud, et mis see muuseumi pilet siis maksis, kas seda said inimesele lubada või see oli tasuta või? Ei, ikka maksis aga vist ikka, ma arvan, et see ei olnud isegi, et eks ta oli palju-palju madalam, kui ta on praegu, aga ta oli, ma arvan, see, et sama raske kui praegu, et osta seda piletit, aga ikkagi tuldi nagu, ma arvan, vägagi vaatama, aga et eks me tajusime siis kohe seda, näiteks Kumus seda üldse sellisel moel ei ole ja Kadriorul see oli esimesest päevast, et on väga sesoonne, et ikkagi see, et selle Jüri Kuuskemaa unelma järgi rajatud, taastatud Kadrioru barokkloss, et see ühtepidi toimib sellel kevadest kuni sügiseni ikkagi tõeliselt turistliku atraktsioonina ja võib-olla sellel ajal ei ole nagu tähtis, ma ei taha nüüd niimoodi öelda, aga ei ole maailma kõige tähtsam, mis näitus majas on, et selle järgi oligi võib-olla see esimene püsiekspositsioon sellega kooskõlas loodud, et sul ongi need pildid, mis sobivad selle majaga, need on tubade kaupa, perioodide kaupa, väga ilusti välja pandud, et ta ei olnud nagu siis ei ole see vahetuv näitus maailma kõige tähtsam. Et ikkagi algusest peale oli siis väga palju turisti sellel perioodil ja minul, kuna et seda Tiina val kindlasti valgustab seda, et ütleme, mul oli ka väga raske ikkagi see selline turismifirmade ootus sellest esimesest hetkest, et just suveperioodil, et me võisime selle oma kunstiajaloo uurimise ausalt öelda pista, kuhu me selle tahaksime. Et siis ikkagi oodati seda, et me kunstimuuseumi töötajad oleks enam-vähem kostümeeritult, tervitaks, hea, kui üks neist oleks Peeter Esimene ja teine oleks Katariina, et see surve nagu sellele, et sul on mingi, et nüüd on see restaureeritud ajalooline hoone, kus võiks toimuda ka sellised ajastukohased vastuvõtmised muusikaga, ajastu muusikaga, ühesõnaga, et see oli ikkagi algusest peale väga publik ja inimesed, kes siia külastajaid tõid või see meie turismisektor, kellel neid objekte oli ju nii palju vähem seda, mille kaudu sa tahtsid oma seda riiki näidata või oma ajalugu, mille üle uhke olla, kõik mõisad olid taastamata veel enam jaolt. Nii et see surve oli algusest peale ja kohe oli selge, et talveperioodil see ei kanna. Et sa ei saa sellele nagu rajada seda pikka perspektiivi, et sa pead ikkagi tegelema ja selleks, et sügiseks see tõsine näitus majja tuua, mida tegelikult ka vaatama tullakse, pead sa just need näituse tegemise oskused ja oma kogu uurimise oskused ja selle, et mis see muuseum mida ta uurib, et mis on see väliskunstimuuseum, et see tuli, et need olid nagu paralleelsed algusest peale ja mõlemad leidsid publikut. Ja veel kord, et kuna siis ikkagi näitusi toimus vähe ja kui sa sellised nüüd korraga meie äsja renoveeritud Kadrioru kunstimuuseumisse on tulnud Piranesi näitus või me oleme avanud Türeri näituse või et populaarsus oli suur. Jah, kes see inimene, mina ka käisin Türeri näitus. No näed, ja see, et me esimest korda ka kõik need, mis jällegi, et ma arvan, et siis ei olnud ka ju see, et näitusel oleks publikuprogramm. See asi oli nagu täielik kosmos. Niisugust asja polnud, et kuskilt sai tellida selle ekskursiooni. Korraga meile saime aru, et giidid ju neid näituste ekskursioone ei tee. Nemad teevad Tallinna linna. Et kuraator või need muuseumis inimesed ei jõua ju teha kõiki neid ekskursiooni tellimusi. Et kogu võib-olla, et see on jällegi, mida Tiina Mallega rääkida, aga see kindlasti nende esimeste menukate näitusega, kus me tõesti ennast nagu hävitavalt seal kogu aeg tegime erinevates keeltes neid tuure, kes aga jälle tellis, milline kooliklass, et siis nagu loomulikult tekkis kogu see süsteem, et me koolitame inimesi, kes neid ekskursioone teeksid, aga ütleme sellistega mingite vestlusõhtuteni või et on, ma ei tea, üks päev nädalas on pikemalt lahti ja siis publikule toimub midagi ja et see kõik veel aastatel 2000 kuni 2006 ei olnud Kadrioru kunstimuuseumis ega üldse Eesti muuseumides nii palju, tehti ikkagi tellimuse peale
soovi järgi. Kui oli klient, siis tuli siis teenus, et jah, et regulaarselt publikuprogrammi, et mis olid siis nõukogude ajal, olid need loengud, kunstiala loengud, mida viidi maale ja et siis viidi, ma ei tea, Jõhvi ja Viljandisse ja veel kuhu iganes, et aasta aruandeplaanides on siis need pikad loendid, et kus käis ma ei tea, Tiina Aabel ja Mai Leevin ja milliseid maailma kunstiajaloo lehekülgi, kuidas inimesi valgustati. Aga majas sees, et siis Eesti Vabariigi ajal, siis 2000. aastal ei toimunud midagi sellist. Jah, aga ütleme, kas see oli ikkagi, et ütleme, teha seda just näituse ekskursiooni, mis tähendab ka, et ikkagi võib-olla kõik inimesed majas, kes sul töötavad, ei olegi selle näituse ekskursiooni nii-öelda ei teegi iga hetk. Et ma arvan, et see oli ka, et kuidas siis edasi anda seda näituse teadmist nii, et oleks nagu need töötajad, kes teeksid just ka selle näituse publikuprogrammi, et ikkagi esimeste aastate see põhirubriik oli loomulikult tutvustada lossi. Ja seda meist absoluutselt kõige paremini ja selleks hommikust õhtuni seda tegigi, oli Jüri Kuuskemaa. Ainsad publikuprogrammid oli reedet Jüri Kuuskemaga. Kord kuus oli reede Jüri Kuuskemaga ja siis oli tema ekskursioon ja siis prouade meri ootas vestibüülis. See oli ka muidugi see meid nagu noorte naistena võttis ka nagu natukene, et ütleme Jüri Kuuskemaga me ei suutnud konkureerida mitte kunagi. Ja tema oligi selles osas, et see tema publik oli, ma mäletan ühte korda, ma siis kõik naersime Jüri üle, nagu tõesti see peaaegu inetu kõlab, aga meil oli mingi hetk oli ka siis, kui see kõik see Kadriorg oli üsna alguses, et siis meil teate oli leping, siis Eestil ka kogu sõjaväeteenistus oli ju suhteliselt uus sellel ajal ja loomulikult selle Eesti, mis siis on Kaitseväega, et Kaitsevägi kohe tegi Eesti Kunstimuuseumiga avatud selline ilus maja, Kadrioru loss tegi lepingu. Nii et me pidime vastu võtma siis nende, mis need on, nende roodude kaupa või öelge mingi üksus, et päevade neid ikkagi on väga palju, need toodi nagu väeosade kaupa, siis me pidime tegema neid tuure ja siis meil oli, isegi Jüri Kuuskemaa sai aru, et ta võib-olla kogu sellele Eesti Kaitseväele et oli vaja abi. Ja siis meil oli mitmeid noori kunstiteaduse tudengeid, kes siis koolitati nagu nendeks abijõududeks ja üks on Karen Jagodin, kes praegu juhib arhitektuurimuuseumi. Ja tema oli meil väga pikka aega, väga suurepärane Kadri. Meil on üldse hästi palju, see on nagu minu arust tohutu paiklev hinge. Et enamik inimesi, kes praegu on mingitel olulistel kohtadel Eesti Kunstimuuseumist väljapool, siis teistes muuseumides, ka Eesti Kunstimuuseumis. Ja Kultuuriministeeriumis. Igal pool. Kõik on käinud läbi selle, et ikkagi see haare, mis Kadrioru kunstimuuseumil nagu nendel algusaastatel on olnud just kogu sellise giidikoolituste ja ekskursioonikoolituste, et kõik on siin töötanud. Et Karen Jagodin igal juhul oli erakordselt ja on väga nagu särav tüüp ja väga suurepärane giid. Ja siis Jüri Kuuskemaa oma täielikus enesekindluses astus sinna lossi ette ja ütles, et nüüd nagu mingi lugege 8. Ja saate aru, tal ei tulnud mitte kedagi. Ja seda ei olnud nagu Jüril nagu kunagi juhtunud. Siis ta läks täitsa kurjaks, ütles, et lõpetage ära, nüüd pooled saavad minna siin Kareniga, aga teine pool tuleb minule. Et see oli võib-olla tema kõige selline, et jah, et siis me saime aru, et Jüri peab ikkagi ütlema, et see oli tema võib-olla kõige ebatavalisem publik. Aga seda niisuguseid masskülastusi tehti siis väga palju. Millal see nagu näituse tegevus Mikkelisse laienes? Mikkel ju algselt oligi Mikkel avati varem. Et selles suhtes, aga millal hakkas niimoodi, et näitus oli nagu korraga 2 majas? Juba see NEF-i näitus, juba 2004, 2003 oli nii, et oli kohe, kuna mina tulin Mikkeli muuseumist, minu esimesed tööaastad olidki Mikkeli muuseumis, siis ma tegin välismaal magistrit ja siis kui ma tagasi tulin, aastal 2000 tulingi täpselt Eestisse ja siis kohe tuligi see Kadrioru kunstimuuseum, et ma nagu sinna Mikkelisse tagasi enam ei läinudki. Algselt oli ikooni-näitus, nii nagu sellel ajal need mõtted olid, kuna näituse tegemine tundus niivõrd suur investeering, siis keegi seda, et see näitus millalgi ka lõpeb, seda ei olnud. Nii et seal ikooni-näitusel ei olnud tähtaega,
aga oli selge, et see maja nagu külastatavus kukkus nii tugevalt. Ja siis, kui sinna mäletan, tuli siis NEF-i näituse jätk, et siis oli nii palju paha, miks te hävitasite näituse. Ja, aga mida keegi küll vaatamas enam ei käinud, aga kahju oli ja siis tuldi küsima, aga kus on, et see on ju, muuseum on tehtud selle näituse jaoks. Aga ja siis mitmeid aastaid olidki kõik näitused mõeldud nende mõni teema jätkuna oli Mikkelis. Mikkeli erandi näituse programmi ei olnud kuni aastani 2009, et kui siis oli esimest korda, et siis Tee Revalisse koostöös Lukas galeriiga, siis me mõtlesime selle, et seal on oma fookus, erakogude tutvustamine ja sealt see lugu alguses. Sest enne tundus niimoodi, et kui alguses oli see Menuk ikkagi Mikkeli muuseum, kui see esimene avatud, remonditud muuseum, siis just Kadrioru avamisega, kus meie hakkasime näitusi tegema ja kuna see Mikkel tuli ka kohe nii-öelda, et nad on ju nii lähestikku, et kui see jõud nagu kogunes lossi ja see tähelepanu kogunes lossi, siis see Mikkel jäi nagu vaeslapse ossa. Ja kui sa midagi ei muuda sellises tegelikult ju väikses ja ikkagi natukene nagu peateelt eemal asuvas või mitte ka lossile nii lähedal, et saaks täiesti nagu sama külastaja seda kohe külastada. Et siis me alguses mõtlesime, et see pääsetee on see, et me sisuliselt seome näitused, et sa vaatad siin näitust ja siis lähed vaatad ka Mikkelist näitus. Siis selgus, et inimesed, kes peavad ikka mingid riided selga panema ja seal isegi, kui meil on see pilet kombineeritud ja nagu sageli ei lähe, et see ikkagi ka ei toimi. Ja siis tundus, et Mikkelile tuleb täiesti eraldi fookus ja siis tekkis see, et see võiks olla erakogudele keskendunud muuseum. Aga muidugi see ikooninäitus oli jällegi mõeldud nagu tavaliselt täiesti, et kui korra see investeering tehti, et mäletan neid mingeid maja suurusi vitriine, mis olid seal nagu koha peal mingite tappidega kokku pandud. See tähendas täiesti, et tuli lahti raiuda tükkidena välja sealt, et mitte mingit sellist mõtet, et sa saad mingit näituses, et seal on nagu sisse mõeldud natukenegi seda vahetatavuse või et mis pärast saab, et seda kindlasti ei olnud. Ja algusaastatel osad välisnäitused selgelt oli, et hästi lühikesed, aga mõned näitused siiski sellist kapatsiteeti ei olnud, et näitused oleksid vahelduks dünaamilisemalt. Ma ei tea, kui meil näiteks 290 näitus oli aasta ja 3 kuud. Et siis sellise kestvusega näitusi me rohkem ei saa endal lubada, aga et see muuseumi kasv ja teemade ringi laienemine, et siis tuli ajaga, aga kindlasti need suunad jäid. Oma kogude uurimine, kunsti ajaloo, kunsti kogumise ajaloo uurimine ja mõtestamine ning see, et väliskunsti parimad näited sellise huvitavad küsimused tuua siia taustaks sellele kollektsioonile, mis meil on ja laienduseks ja Eesti publiku harimiseks ja et me saame, alati ei pea Viini või Pariisi sõitma, mingid asjad või paljud asjad saab ka siin näha. Ja just ikkagi see, et meie nagu väiksus lubab meil mingeid täiesti väga värskeid teemapüstitusi, et me saame isegi kui meie kogu ei ole nagu super, siis me tegelikult oma mõtlemises või ideedes saame tuua neid vaatenurki, millega me saame nagu käia ka suurte institutsioonidega võrreldes võib-olla teinekord ees. Ja siis seetõttu sellele mõeldes teadlikult, et ka juubel aastat planeerides, 25 ei ole väga suur juubel, aga Bernardo Strozzi kunstnik, kes on väga suur meister, aga kelle näitusi väljaspool Itaaliat või isegi täpsemalt Genoat ei ole tehtud, et olla natuke ees, mõelda huvitavad teemad, mis on oluline, mitte ainult meile, ehk siis mitte reflekteerida ja lohiseda kunstiajaloo sabas, vaid leida mõne niši, mõne teema, millega me saame hakkama, sest tegelikult kunstnik on juba moes, siis teda enam nii lihtsalt Eestisse ei saa tuua. Picasso nagu personaalnäitust me ei saa. Picasso on varsti moest ära.
no ja Partner mees peab saama. ja et halbade elukommetega mees. just naiste suhtes vaenulik. No vot siis üle tuleb meie, varsti. siis me oleme juba vastuvoolu ujujad ja võtame siis Picasso, päästame vaese mehe. Et noh, siis, et see on laveerimine, et kasutada oma sellist pätsust oma boonusena või sellise trumbina ja püüda mitte oma üle varju hüpata, vaid luua sellist endale võimekte kohast, aga üllatavalt ja sisukat programmi. Et Phoebus Foundation, mis praegu tõi meile nautingute aeda, et materjalides igal pool kirjas on ammune partner, aga mis ajast on? 2021 oli näitus Memlingist Rubensini. Ei, noh, selles mõttes, et ei ole esimene kord. Et ka Phoebus Foundation tervikuna ei ole väga kuigi ammu asutatud, nad tegutsevad 15 aastat ja see 2021 oli esimene nende välisprojekt. Nii et siis... Kas te praegu saate juba nagu planeerida ette näitused ja mitu aastat? No praegu meil on intensiivne ettevalmistus aastaks 2029 näituseks. No kaasa arvatud. Et eelmised aastad ka, aga ja siis sügisel 2029 ootame teid Martin de Vossi näitusele, kelle töö on siin ja kelle personaalnäitusi pole tehtud. Tulevad aastal 32, aga meie teeme ennem.